Tervist, kas te mäletate, mis juhtus 10 aastat tagasi? 10 aastat tagasi siis oli see kurikuulus pronksiöö Tallinnas. Ise sel ajal Tallinnas ei viibinud, seega kõike nägin läbi uudiste. Aga häguselt mäletan. Kes on teie arvates oli süüdi selles? Eks ta ikkagi tuli, ma arvan, et meie idanaabrite poolt oli mõjutusi, sest lihtsalt ühe kuju äraviimisest ma ei taha uskuda, et sellist mässu saaks tekkida. Kas me oleme sellest midagi õppinud? Kas need haavad on paranenud? Ma arvan küll, vaadates üldist kui ka praegu vaadata neid kaadreid, mis praegu uudistes näidatakse uuesti sellest ööst, siis mingeid jälgi küll linnas sellest näha ei ole. Ja ma arvan, et ka meie üldine kaitse on kõvasti tugevnenud sellest. Ja mis te arvate, tuleks teha, et sellist konflikti enam ei juhtuks? Eks muidugi me õpime sellest veast, ma arvan, et öeldakse, et vigadest õpitakse, aga mida tuleks teha, et see asi juhtuks. Võib-olla rohkem sisendada sallivust meie idanaabrite ja siis eesti venelaste ja eestlaste vahel. Ja ma ei oskagi rohkem kommenteerida. Jah, ma olen täiesti nõus. Sallivus on väga oluline ja kindlasti ka tuleb olla kursis sellega, et kus need liikumised tekivad. Sest et ikkagi see oli ju üsnagi organiseeritud tegevus. See ei olnud lihtsalt karinoori mässamas.